sain Goebbels ja Labourist. Väikeste vaheaegadega tulistasin Eesti poliitikute vahakujusid, kultuuri kuuliprits, mahendatud toimeainega Balti amf. Viisisin rahvusega kulli kirja, sain vähemusrahva ei leppinud ja sain valge keskealise saksa mehe eduka ja elus edasi jõudnud. Küsisin õlleraha, ta ütles, mine tööle, ma talle, see on mu töö, nõidumine. Viskasin haigega kulli kirja, sain aidsi. Viskasin haigega kulli kirja, sain aidsi. Kahtasin 2 korda, vaatasin merd ja raha vastu kajakaid ja lapsi. Väriseli käsi, pühas jõus, ma loopisin. Mu isa teenis raha, teenis väga vähe. Mu isa tahtis raha, tahtis väga palju. Isa oli väsinud, ta oli päris läbi. Isa vajas puhkust, ta vajas läht õhku. Isa läks metsa, kirves oli käes. Isa oli metsas, pea oli süles. Isa pandi kasti, suurde puidust kasti. Isa lasti mulda, musta, ärka mulda. Isa sai ka kivi, millel oli kiri. Isa käis kah ja nüüd käib paremini. Siin. Lausid, et vabaks praegu kuulavad ennast idioodiks, aga no olen mees või ei ole, aga lähen ikka mainin seppedele, et vaadake kella mõnele inimesele, kuule kuni marjaks ära.
kirjutab parem luuletuse, ja ülavanuse naabrid jäid vait.
Malle esimene peika oli Kalle. Kalle ja Malle said küll hästi läbi, kuid seks ei klappinud mitte. Kalle küll püüdis ja Malle punnitas, kuid ei tulnud sellest head nahka. Malle soovitas Kallel mitte süüa sushit, sest nagu kirjutab tark naisteportaal, sisaldavad Läänemere kala elavhõbedat ja arseeni, mis omakorda tekitavad erektsiooniprobleemi. Malle tekkis Kalle eest ära isegi kalakonserve ja proovis vältida kõike kalaga seonduvat. Akvaariumi, loodustokke mereelukatest, kalateemalist kirjandust. Kuid ükskord nägi Malle oma ihusilmaga, kuidas Kalle öösel külgkapi juures kala võgis ja see oli juba liimisliiv. Raske südamega võttis Malle vastu otsuse lahtumisele ja nagu ütleb naisteportaal, kui ei ole usaldust, ei ole ka suhet. Pealegi tekitas Malles imelikke tundmusi asjaolu, et Kalle, kes magamistoas just ei hiilanud, suutis tõsta lipu horisontaalasemisse hoopis üllatavamates kohtades, nagu näiteks säästumarketi järjekorras või bussipeatuses, kus pealegi polnud ühtegi inimest. Kui Malle sellele nähtusele tähelepanu pööras, eriti kuna Kalle proovis seda oma suviste linaste pükste sees püüdlikult varjata, käratas Kalle talle, et see olevat stressist. Malle teisel oli Juku. Jukul olid suured ambitsioonid. Ta soovis saada kunstnikuks. Nad kohtusid ühel raamatuesitlusel. Juku polnud küll midagi õppinud, kuid ta oli ometi oma andekuses surmkindel. Pealegi ütles Juku alati, et ülikoolid on loomingulisust pärssiv süsteem ja seega tõelisele kunstnikule, nagu tema, täiesti ebavajalik. Juku kunstiprojekti kontsept seisnes selles, et ta näitab kunsti kui kultuurilise teksti diskursuse mõttetust läbi destruktiivse praktika. See lause jäi Mallele üsna arusaamatuks ja tõenäoliselt ka Jukule, kuid Juku väitis, et ta oli juba Kulkale rahataotluse esitanud ja et nüüd tuleb ainult vastust oodata. Põhimõtteliselt tahtis ta saada palju raha, ehk siis kultuurkapitali raha ja selle demonstratiivselt avalikus ruumis läbi paberiku pilast. Ta kaalus selleks kas Vabaduse väljakut või Raekoja platsi. Juku kui suur kunstigeenius arvas, et ta oli liiga väärtuslik, et lasta ennast kulutada töö tegemiseks. Malle ostis Jukule süüa, juua, isegi riided selga. Muidugi mõist elas Juku Malle korteris, kus ta enamus päevi tegeles oma projektiga. Malle uskus, et Juku on tõeline kunstnik, hetkeni, kui ta helistas üks naine. Ta väitis, et on Juku abikaasa ja teatas rahulikult, täiesti apaatsel toonil, et Jukul on nüüd aeg koju tulla. Puhkus olevat seks korraks läbi ja Jukut ootab tööpangas, kus ta on investeerimisosakonna finantsjuht. Topeltelu tunnistas lõpuks üles ka Juku ise ja nagu lontis kõrvadega pahandusliku laps, sammust juba maja ees ootavasse Tallinn-taksosse, mis viis ta Malle Kalamaja apulikorterist otse 500 ruutmeetrisse funkvillasse Nõmme kaunite mändida. Teadmine, et Malle on 3 kuud toitnud ja kasinud rikast ise hakanud kunstnikku, tegi ta väga kurjaks. Õnneks helistas Juku juba järgmine päev ja lubas kompenseerida absoluutselt kõik ebamugavused, mis ta Mallele tekkinud, kaasa arvatud hingelised roomast võitsin. Vaikselt lillat värvi, pidulikud puusad, kuulab pidu, pole vaja
mingit homomorfiini, mis iganes näriseid rasvu karmunud, liiga vähe karmunud, korpusreid, laevastumus veel elavas olendis, loomast loodus, süstige kolm veidi veenist mööda. Süstige kohe veidi veenist mööda, elavate surnud töö, limased kondihunnikud, sinu suurrikkus kaudid, veenis ujus saiatükk ja mingi kärmes, sa jahmusid nii paagult, nii vaprad, sülgasid laias kaares ja pisut tanti pritsis mu punase samek pinsab mul paremale käisele. Ma ei oska tunda häbi, ma ei kaunit valutada ja kirega paisata õhku sõnu ja su puusade vahele kaunite vahetamata sellepärast. Tuulega põlebki väljas sigareti kiiresti, ära hoolimata ööst, kas üldse minu särgil lille mustriga või nabad, mis sinu rinna vastu hõõrub või mis meil mõlema ja hõõrub, on oskamine teada häbi, kuigi mul ei meeldi vanetada vastu tühja seina, ilusad kui joonikutel vägisevad käed. Reedes pole pohmelli, on 7:30, on pimedus, rasvased juuksed ja higiöösed köetud toas. Neljapäeval on lühikesed püksid ja rohelised sellistavas kingad kontsadega. Anna mulle andeks minu patud, oktoobri hommik, õlehigine ja lämbe. Reedel annab kuninga piiti Philip Morrisi apelsin mahla ja ära võta vastu telefonikõnesid, nagu sinagi ei taha, et sind kõnetataks. Ja päästa meid ära kurjast, sest sinu päevalt on puusade öö ja viski, kassisamas, raskaväär ja ajas.
ära linna. Armastussuletus number 2. Veel pasib. Ei jõua nende meeste nimesid kohe meeles pidada, kogu aeg tuleb seda armastust neile avaldada. Kes siis veel või mitte mina? Rein Paulus. Oh, issand jumal, Rein! Mis see küll ilma sinuga teeks? Sina ei ole ju kunagi meiega tülis. Sa ei ole ei filmirahva ega raamaturahva ega luguteatriga tülis, ammugi mitte kirjanikega. Sa lihtsalt ei märka meid. On ju? No mis sellest kultuurist ikka märgata või milleks seda tähtsust pidada? Mis seda Eesti filmiga rahvastada või seda kirjandust või üldse kõike seda, mida ei saa patta panna? Nagu sinu ilu, Rein. Kui rõõmsalt ja roosalt sa alati naeratad, kui südamepõhjaski hakkab soe. Ma vaatan, kuidas sa ajalehtedes alati naeratad. Ei, Rein, kuni sina oled ja eesti keele kultuur mitte kunagi ohus. Ah, kui lummi on su pisikene nina. Mina ühinesin presidendiaega ja loodaksin, et kõigil turistil on aega Tallinna linnas ringi käia ja neil on aega nautida meie lokaale ja pubisid, meie pubisid ja klubisid ja eelkõige muidugi meie naisi. Sinu ja minu naisi, Rein, meie tütreid ja meie emasid. Sest mis me ikka autoriõigustest räägime, eks ju. Pluss see populism kohal ja pööbel. Ei ole ennast paremad, Rein. Sa oled lihtsalt kõvem mees. Sa oled lihtsalt nii palju kõvem mees kui need teised. Mis pole neist teistest, kui mul oled sina, Rein. Sinu kuldsed sõna ja lumminina. Asjad ei peavadki maksma seda, mis on nende turuhind. Kui allahinnatud romaan maksab 3 eurot, siis tuleb see 3 euroga kirjutada, toimetada ja trükkida. Jesus, lihtne. Kui 3 euroga suurt romaani ei saa, teeme väikese. Teeme miniromaani. Ega see kultuursümmaarium, aga teab, mis suur ole. Kindlasti annab selle ju 3 lausesse ära pakkuda. Kindlasti annab ju. Jesus. Rein, sina juba tead. Ja mina ja meie Enni võime lõpmatult tänulikud olla nende lõpmatute võimaluste eest. Teha tohutut kunsti, mitte millegi ees, seda pisikesel maal, kus on nii palju suuremaid probleeme kui kunst. Sest see sünnib ju õhust. Õhust ja puhtast armastusest sinu vastu, Rein Vaak. Elu armastus! Hani. Teie inimesed osa 2. Proloog. Sel ajal, kui südalinna kihab reedeõhtusest nõust, langeb Annil viimase trammimürina saatel vaikusesse. Helid, mis veel päeval olid nõnda kõrva kriipivad ja teravad, sumbuvad tasaseks vilinaks ja undamiseks. Vilin tuleb tõenäoliselt kuskilt sealt üle tee kaubarongide juurest, kuid see nimetu undamine painab tüdrukut. Kõrvalpõige täpsustus. Tüdruk, kellest räägin, vanus 17–21, tudeng, soovitavad semiootika või filosoofia. Hipsterlik, elab kuskil Agulis, jätkan. Kuid see nimetu undamine painab tüdrukut, selles on midagi niivõrd üksildast ja
sama üksindane tunne nagu siis, kui mees, kellega oled äsja seksinud, jätab su üksi sooja voodisse ja kõnnib sõnagi lausumata minema. Kõrvalpõige täpsustus. Ehk liig dramaatiline võrdlus antud juhul, aga samas mõjub üsna kuuli. Jätkan. Seega, et seda jäist tunnust leevendada, otsustab tüdruk minna tumedasse baari. Ta värib huuled ripsmed, paneb selga paljastava vintage-kleidi, mis siis muu, ning tormab oma ubelikust korterist kiiruga välja. Analüüs. Tüdrukus tekitab ebamugavust 3 põhilist nähtust. Esiteks, igasugune infantiilne butafooria, nagu nunnud, kassid, koerad, väiksed lapsed, iu. Teiseks, teatavat sorti hoolitsetuskord, milles on iiveldama ajavat kodanlikku ängi. Kas see siis väljendub hoolikalt riidesse topitud lastes või aeglaselt puiestel jalutavates noortes emadest, väga aeglaselt, nagu neil poleks üldse mitte midagi muud teha. Ja kolmandaks, see kõige jõledam, need ikka veel kaisulooni armastavad teismelised, kelle koolikoti küljes ripuvad pehmed loomakesed või südamekesed. Ja eriti jõledaks teeb selle asjaolu, et need samad juba poolenisti naiseks sirgunud koolilapsed kannavad neid rippuvaid karvaseid junne perversses disharmoonias oma kõrgete kontserte ja liiguvate retuuside, nii et stringid on kannikad ilusasti välja joonistanud. Lapselikkus ja seksapiilsus ühes, sellega assotsieerub kohe mõni tiirane vanamees, kellel ilas suunurgast vilkumas, passib kuskil puu taga ja ootab oma hetke. Üäkk. Arendus. Vahepeal on tüdruk jõudnud tumedasse baari. Selle baari paegivi seinad mõjuvad klaustrofoobsed. Kollane valgus söövitavad, nagu sakaks külge, tekitaks abikorrase lööbe, aga ei, see kõik on väga kuul. Peale selle valitseb tumedas baaris eranditult morbiidne õhustik. Isegi kui näiliselt on inimesed lõbusad ja purjus, püsib teatav must raskus konstantselt õhus. Selles on midagi kaunit dekadentlikku, mis muidugi masohhistlikul kombel võlub tüdrukut. Just kui apokalüpsiseeline viimne peluvadki neile, kes teavad. Ja see on juba kuul. Esmaspäev ebamugavustunde peletamiseks on alati hea nüüd keha paar sigaretti. Suitsetamine teadupärast tekitab illusiooni, et on kergem inimestega suhelda. Peale selle on see nii kuul. See justkui ühendaks inimesi mingi veidral moel. Kindlam on muu seas midagi tehes alustada vestlust, kui minna lihtsalt 2 kätt taskus mütsiga lööma. Tüdruk teab, et suitsetab parema sotsiaalse lävimise eesmärgi, sest sigaretid on talle vahel isegi vastikud. Aga et kogu see tülikas sotsialiseerumisprotsess esimene faas edukalt läbitud saaks, on tal alati suitsupatt taskus. Eile õhtul sa voodi ees küsisin härratust suitsu. Ta polnud kade, andis. Aga seejuures mainis, et ütle mulle veel kord härra ja ma olen sul hea veriseks. Kes ei riski, see šampanjat ei joo, härra, ütlesin. See peale löödi mu ninarulli. Noh, järjekordne tõestus, et inimesed on väga usaldusväärsed. Kus on klaas? Tule räppale päike, aga taevas on haig ja aprilli lumiklookis ja haig. Kõus keerab, aga tunnen, et siis on rahulikult ja läheb nukralt, kui mudus nüüd suurel reedel. Ja ei suudagi õnneks keskenduda kahele asjale. Ja ei suudagi õnneks keskenduda. Ühes viis on üks on kiire, nii on kliiges. Ma ei usu asjade reaalsust.
tulemas sama enne aega, sama alati. Ja kõik huuled on ette kurnatud 1000 aastat, 23 päeva ja 15 minutit. Näitu minuga aeg, krõõmane kronoom. Meie oleme trükimasinad, meie oleme trükimasinad, kõikjal on trükimasinad. Pikkade mustade lintidega, nagu leinaautod ainult. Meil ei ole nagu, me ei ole nagu. Igas toas on trükimasinad, kui unuseks muutume, siis pöörame lingi ümber. Pudeneme nii või teisiti, palju rohkem võimalusi pole, vähe rohkem võimalusi on. Oleme masinad, suured trükkimise masinad. Meil kirjutatakse, kui meil hämardab piisavat valgust. Ainult meie valgusest ei tea. Ükskord võetakse pikad mustad lindid ja ilusad, 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 ilusad tüdrukud. Põimivad nad juustesse. Hirm, suur ja ihaldatav hirm. Kuve sulle valgus soojas juuniöös, vale hämar niiske valgus. Pressid köögiaknad mu mustavad hämarad pupilli. Ma näen mööda rongid kollast metallset kaja, ilusad metallset kaja. Masinlikku tumedat peale tuttuvat kirne. Ma vaatan kätt, mis hoiab, mis hoiab, mis hoiab, mis hoiab, mis hoiab, mis hoiab. Ja mõtleb rohti, mis hoiab ja laseb lahti. Ma vaatan kätt, 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 ma vaatan kätt. Jälgi sõrmi, haaramas, mu kobagas valgust ja vargade tuundist. Me olen lõputult krepi astrid tugevatuid klampe. Elamise kirjutus aktiviseerivale elu trükimasinal. Mu silmane valgel paberil nägemist. Keskööl ihaldab valgust, nägemist. Puutuma öökäsk, puuduv kuu. Eia Kirk, Anna siin, kes iganes palub, pakkel lavale üksteise haaval, kõik järjest madub. Tegelikult tahaks üks lugeda, tahaks näidata päris nii kuulata. Aga tuli täna selline mõte. Loen selle viimase mõtte ära ja siis saab päeva tervitada. Raputasin kella. Põrandale voolas katkematult hammas katastamist seirite sadu. Sadu väikseid, võtmata võimalusi. Ja nautimata naudinguid. Kõlisust helitult
üldse viib pikk ja loodus sild. Katki ikka katki luksub kirjutada. Vana karske sõber joob 10. päev viina, vana lugu sild. Minugi silmad vilavad kuninga kombiiti prillidega poiss sinises triiksärgis. Sulle pühendan müra 5000-kordse püramiidi. Sastrade magade. Teeme armastust, teeme sõprust ja kõik naised näevad ja naeratavad. Ubisunt donderes! Miks me sinuga nii imelikud oleme? Palun Jumal, ütle Jumal, miks me sinuga, miks ma ei taha sobitada, kuigi väga hästi sobin sinna kraavi auku hauda, mille teised minu kätega mulle kaevasid. Kes teised küsid? Ja ei saa aru, et sinu naeratavad ja huulte vahel paistavad midagi enamat kui lihtsalt naeratavad valged hambad ja vallaline keel ja kihelev keel ja miks me sinuga? Sügisviiulite kurvad nuuksed, sügisviiulite pikad nuuksed, ma tean midagi sellist, palun Jumal, palun saa ainult veidike nukralt, miks me sinuga nukralt ja naeruväärselt. Jälle 18. märts, kui kaua jaksab kanda maailm inas, seda midagi ütlevad kuupäeva. Taevas on eredalt must ja ma ei tunne tähti. Jalad on mõrgad ja juuksed higised. Jalad on mõrgad ja juuksed higised. Sõpradel on midagi viga, mul või päeval poleks. Tahaks sooja liiva randa merde tahta sind, nagu ma sind praegu ei tahaks. Mis hea pärast üldse liikuda? Mis paha pärast üldse olla? Ilusat kevad jätku ja kohtume järgmise aasta aprillis. Aitäh, et tulite.